vihma sajab, õudne sadu on, ei jäägi järgi, siis mõtlesime, et tegelema tegevustega varju all. Mis meil plaanis on ammu juba, on see, et me oleme tahtnud teha tulesüütajaid. Ja kuna meil munakarp on, siin me teeme erinevaid variante, munakarp on kõvasti, et teeme erinevaid variante, kuidas keegi siis nii-öelda, kumb meist nagu internetis näinud on, kuidas tehakse. Ja näitame teile ka. Seal on siis küünlad. Siin on palju teeküünlaid. Palju teeküünlaid. Ja need sulatama siin kausis ära, topsis. Ja siis paneme paika, et meil on juba asjad valmis, aga siin on veel üks asi, mis on vaja teha, on nii-öelda puidulaastu. Too põleb väga hästi, nii et soovitavalt alati on kõige parem võtta okaspuu, sest see sisaldab terventiini. Ja kui ta läheb ka natukene niiskeks, märjaks matkakotis, läheb ikka põlema. Ja üks selline munakene, puidulaastu munakene tuleb umbes 5 minutit ja kui te sellega tuld üles ei saa, siis teil on midagi viga. See on põhilause. Ja. Natukene sulatama seda küünlaid siin topsis. Tegime höövlilaastu. Ja selle paneme, sätime sinna vahele. Vaata, kuidas sulab juba. Panen veel siia juurde vist äkki. Kõik ära panna. Saab alati üles sulatada. Vaata, sa ära korraga, vaata kõike pane natukene, siis ta sulatab vesiseks. Meil on ka siin spetsiaalne lusikas, mis on juba näinud küünlavaha seenepakkudest. Jah, seenepakku tegime, siis kasutasime sama nõusid. Nii et jah, nüüd ootame siis, kuna see sulab. Liigutas. Tuld natuke peale ka keerata. Nii, ja sellel ajal, kui see küünlavärk seal sulab, siis see on nüüd üks variatsioon, mida kasutavad ameeriklased. Ja need paberid võib kasta ka vahaga üle, vaha sisse. Seda võib kasutada ka tulesüütajana. Siis polegi muud midagi. Siit nurgas, sealt nurgas. Nii mõnus kuuselõhn on, on ju. Ja pärast kui valmis on, siis saate omale siit lihtsalt lõigata. Tunne, kui ma pärast ööbülastust võib-olla isegi juurde või natuke kõrgema. Meil on siin 3 munakarpi, mida me võime nagu erinevates stiilides teha. See on siis üks variant, mida siis Mait teeb. Suluta siia sisse selle ilusti põhja, et oleks täiesti vastu põhja. Võtaks nii-öelda olematu munakuju. Nii, laps. Nüüd on vaja natukene oodata, üks sulab.
mulle ei meeldi, et see taburet siin kõigub. Aga siis ma võtan siit seina pealt pulli nokad. Ja samal ajal kui Mait enda versiooni teeb, siis mina teen selliseid, sellest kaanest teen selliseid roose, panen siia sisse ja siis pudistan sinna treilaastu ka veel vahele ja siis on minu versioon. Niimoodi vist kõige lihtsam kallata. Ja nüüd ta jääb siis tahenema mingiks ajaks. Ma tunnen, et meil on veel küünlaid vaja teada. Tegelikult siis teeb natukene järgi ka. Minu omade jaoks teeb niikuinii parem natukene. No see on pisike tilk on, kallan selle ära. Kalla selle ära nüüd. No, olgu. Ise teavad. Joo. Nii. Aga läheme nüüd sinu variatsiooni juurde tagasi. Kuidas sa keerad nendest roosid? Mina panen iga uuesti pliidi kütte. Panen järgmiseks sulama. Minu versioon on siis natuke teistsugune, mida mina näinud olen, et ma tekitan nagu nii-öelda roosi sinna sellest kaane osast, siis lihtsalt kerin rulli. Teen vastavad ribad. Natukene laiali ka, ta niimoodi. Panen siia sisse. Ta tuleb ise natukene läheb laiali siis. Nii, nüüd samamoodi. Natuke õhku vahele. Nii, ja panen siia roosi sisse. Et sellised nad umbes on. Ilusad roosikesed. Ja siia paneme ka öövilaastu vahele. Ei tea, kuidas see meil õnnestub, aga... Mina panen nii kaua viimased küünlad käiku. Variatsioone on palju, kuidas keegi soovib teha. Meie teeme täna 2 kõige lihtsamat, sest meil pole rohkem küünlaid vist. Paneme tule alla jälle. Natuke topin siia rooside sisse ka seda. Kui kodust treilaastud veel ei ole või midagi sellist või höövlit ei kasuta, siis on muidugi teine asi on saepuru. Et kui te natuke selline matkahuviline olete, siis ma arvan, et saepuru mängib täpselt sama efekti. Nii, topime siia sisse. Kas pärast proovime ka, kui on maha jahtud, lõikame sealt ühe tüki noaga ära ja paneme põlema? Jaa, et katsetus tuleb ikka. Seda küll nüüd, mis meie tegime magneesiumiga, tegelikult võib-olla isegi saab põlema. No mul ei ole magneesiumi pulka siin kaasas. Mul toas on. On toas on? Tahab proovida magneesiumiga? Võime proovida. Et see on nagu SOP markajal, et korralik tulesüütaja, lõket teete grilli alla, kuhu iganes. Munakarp jääb üle, laastu jääb üle, küünlaid on ka liiga palju. Täpselt paras. Naine ei ole suutnud kodus ära põletada. Just, ja naabrinaine kogu aeg kingib juurde, siis on täpselt paras. Osad küünlad käiku panna. Kuule, aga saunas on ka meil üks küünal ju. Põletab sellega ära või? Sulatab ümber? Ei tea, võime 2 sellist ka nüüd teha. No. Sul on täitsa hea tops. On ju? Kunagi matkamise jaoks ei ostetud, aga me kasutasime vaha sulatamiseks juba seenepakkude tegemisel. Seenepakkudest oleks nüüd ka video teha. Ehk siis saab teine kord rääkida, kui seenekesed juba tulema hakkavad. Segame lusikaga vahepeal siit nurgast ja sealt nurgast. Tegelikult see pudi võib kõige juurde kasutada, midagi küll juurde ei anna.
osad panevad veel siia sisse, panevad väikese paela ka veel. Jah, süütamiseks. Ma mõtlesin, mul on puidust, või noh, see puidust pael või selline linanöör või? Jaa. Kui sa tahad, sa võid tuua. Või ei taha? Meil jätkab selle jaoks meil on seda küünalt. No jaa, meil on üks küünal veel. Üks suur küünal veel. Kallame selle ära, siis vaatame, et me saame selle teise küünla ka veel. Ma tean täpselt, et need on. Nii, aga see saab kohe valmis. Siin on täpselt samamoodi siis. Siit järjest parem kalata. Nii. Selle peale jahtama natukeseks. Need peavad siis nüüd jahtuma ja... Me läheme vaatame vahepeal teise küünla. Nii, mina mõtlesin mingi 3. variandi peale juba. Meil on siin köit. Haiseb see küünal hirmselt. Haisebi. Jaa. See on mingi lõuna küünal. Vahet ei ole, siia võite ämma küünalt ka sisse panna, keegi ei jätta midagi. Nii et ma teen siin mingid köiejuhid. Vaatan, katsetan. Enne ei tea, kui ei proovi. Nii. Siis võtan kaane. Säti natuke kaamerat enda poole. Ma soovitav on sellist asja teha ikkagi õues, eriti kui ta on mingi lõhnaküünal. No sellest saab ilusat rohelist värvi lõga. Nii, panen sinna köie siia sisse. Topelt keeru panema muidu. Muidu kaob ära. Proovime ka niimoodi, panen enne seda siia. Noosute? Ma tunnen, jah. Ega see kõik on katsetamise värk. Me ka esimest korda teeme. Jah, ja kes tahab nagu väga õppida sellist asja, siis internetis on igasugused videod ja õppematerjalid ja asjad olemas.
tahti tahad või? See on kuum praegu, võta noaga. Nii, väga hea. No näed, saamegi ära kasutatud kõik. Sellest küünlajäägist ka. Mul tuligi üks nöör puudu. No näed. Oligi arvestatud ilmselt. Nii, natuke peab kohendama neid roose, ajama natuke neid roose nagu laiali. Sest selle kuuma küünla selle kallame sinna täpselt nii-öelda sisse. Mina sain nüüd aru, mis lõhn siin on. Kuuselõhnaline küünal on siin. No. Kuuselõhna ta küll ei meenuta, nagu vana metsa. Vahutab ta sellepärast ajab välja, et me kasutame kuusepuud. Ja teine asi on see, et see vaha on lihtsalt keema aetud ja ta on nii tulikuum, et teinekord peaks näitama, kuidas jah, lastan jälle. Nii, jääb järgi veel või? Jah. Kui ma siin kõik ette patran, siis pärast polegi vaatajatel midagi vaadata. Nii, need on siis teised roosid. Ma tõstan ka need siia. Süütenööriga. See nimmutatud ilusti läbi. Mul juba kleepekas näpu peale. Võin öelda. Need on roosidega, need on paberiribadega. See on lihtsalt, noh, ta jääbki selline. See on nagu tundub selline hästi, võib-olla on talle lihtsalt vaja tervet kihti peale. Ta nii pudi ei oleks. Aga samas on see, et kui sa siit ju lõikad endale ruudu, siis ta hoiab ikkagi ühtse selle topkana. Jah, aga kus on nuga? Anna mulle nuga. Praegu neid ei puudu siit. Ja palun. Üks ongi selline. No, teinekord on ka see, et selle saad ära painutada. Nurgad on nagu süütenöörid sul siin. Noh, need nurgad siin. No see on nüüd... Ega ta nii pudi ei olegi kus juures. Ta on ikka päris kinni siin sees. Eks ta ikka oma vahel seob ära see parafin. Pigistate niimoodi kokku. Need ääred veel üles keerata, seda paremini võtab tuld. Keerata alla, kuidas keegi soovib. Teine asi hästi normaliseks teha, siis saab täpselt samamoodi. Just. Ma arvan ka. Ma arvan, et see läheb magneesiumiga põlema küll. Sees siin korraks tuld teha, proovida. Aga selline ongi jah, lõikate noaga siit järgmisele. Nüüd saate järgmise, teil on siit, selle saate kasutada süütenööriks. Täpselt samamoodi nagu nendel. Aga nendel on nööri olemas. Need siin tahavad natuke taheneda. See on päris. Siis saate ööblilastust lahti munakarpidest ja vanadest küünaldest. Et eks see ongi pärast niimoodi, et me saamegi katsetada kõigist ühest nagu ühe. Et milline siis nagu parem on. Kõik on katsetamise värk. Ega muidu ei tea, kui ei proovi. Just. Nii et siis kui tahenevad, siis proovime järgi ka. Otsustasime, et väljas veel vihma sajab, aga teeme asju teistmoodi.
nüüd on test number 2. ma lõikasin ääred normaks. noh, kuna see on selline pikk äär, siis me ei hakka üldsegi teesklema sealt, et ta põlema läheb. seda saab kasutada sangana, seda pikka äärt. mõtled.
kokkuvõtteks siis noh, see põles muidugi kõige kauem, noh me üldiselt ma aega ei võtnud, esimese 2-ga me muidugi aega ei võtnud, aga sellega võtsime, et no kui juba üle 5 põleb, siis 5 minuti põleb, siis on juba ju see, et sa saad ikkagi, ta kuumutab ikkagi seda puitu ja sa saad selle kõik selle põlema. Nii et need me kasutame ära. Teinekord on vaja suitsuahju tuld teha, grilli alal tuld teha, kõik on palju lihtsam, kui siin ajalehte sahistada ja siis ootad, kuna ajaleht põlema läheb, et ja ära kustub ja siis tuleb tuul ja siis on jälle häda ja no ühesõnaga, et need me kasutame ära. Et kui meil on neid veel kunagi, siis teeme valmis, katsetame veel. Mul on tegelikult üks huviline on olemas, kes tahaks endale natukene. No vot. Nii et me oleme ära katsetanud, video tuleb ülesse, siis saab nagu mõelda, millist inimene tahab. Võime valmistada munareste, munavorneid reste on. Nii et puidumaterjali tuleb ka iga päev. Puidumaterjali ka on. Köita on ka. Ja mul on terve suur rull on treiruumis. Et jah, ma arvan, et selle katse võib väga hästi, siin on, ma räägin, et siin on hea, teed suitsuahju tuld, paned selle sisse. Mis iganes, grilli alla sööd põlema, kaminasse ahju. Matkal võtad metsa kaasa, tead, et teed lõket, et põletad oksa, teed omal siia metsas, jumala pärast. Nii et jah, erinevad viisid, video tuleb võrdluseks siis teile, et saate võrrelda. Poe süütajat ja meie tehtud süütajat. Jah. Ma oleks võinud ka Olerexist osta, aga... Ei no, raha eest oskavad kõik osta. Ise teha on hoopis midagi muud. Nii et jah, saime katsetatud ja... Kohtume varsti jälle. Just nii.